Tere kõigile! Paluti rääkida raamatukujunduse põhitõdedest ja ma teen seda loomulikult siis lasteraamatute kontekstis. Et sõltub väga palju loomulikult ju raamatu liigist, et mida on tarvis kujundada ja vastavalt sellele siis kujundaja teeb omad otsused. Ja nüüd, enne kui ma jõuan üldse nüüd mingisuguse lehekülje või loetavuse või raamatu ülesehituse juurde, siis need otsused hakkavad pihta palju varem. Ehk siis kõigepealt, kes vähegi on puutunud kokku kirjastamisega, siis kõigepealt peab tegema kirjastaja siis ühe kalkulatsiooni, et kas üldse tema jaoks tasub seda raamatut välja anda. Ja selle jaoks hakatakse pinnima varakult kujundajat, et ütle mulle need materjalid, et ma saaksin võtta trükikojast hinnapakkumise. Et kui ei ole tegemist nüüd mingisuguse sarjaraamatuga, kus on juba ette teada, et sisu on 4-värvi trükis, gaas on kõva gaas ja seal on siis laminaat peal, siis on alati võimalus, et kujundaja peab hakkama valima materjale. Ja kujundaja loomingulise inimesena teinekord üritab mõelda kastist välja, teha seda, mida ta varem pole teinud. Ehk siis see valikute hulk on päris suur, mida läbi hekseldada, kui justkui tahta teha tavapärasest teistsugust lahendust. Ja endiselt on siis eesmärk see, et enne kui hakata kujundama, mõelda välja üldse, et mis tüüpi see raamat on, mis on sisupaber, kui palju on seal lehekülgi, mis on kaanekatte materjal, kas gaas on pehme või kõva, paberi formaat sõltub ka mitmetest teguritest, lisaks tekstimahule sõltub paberi formaat loomulikult ka poogna suurusest. Ja nii edasi. Ehk siis need keerulised otsused hakkavad pihta varem, kui hakkab pihta reaalne kujundamine ja küljendamine. Ehk siis vormistus. Ja ma olen siin jaganud selle nii-öelda mõningateks, mitte isegi teemadeks, vaid märksõnadeks, mis mul endale korda lähevad. See nimekiri ei ole lõplik loomulikult. Ja nüüd nendest kõigest ma räägin järgnevate slaidide jooksul. Need pildid, mis siin nüüd näidistena tulevad, ma hoiatan ette, et nad ei ole valitud spetsiaalselt, vaid nad on valitud järjest. Et Lastekirjanduse Keskuse üks töötajatest, ma nime ei maini, andis mulle lihtsalt kätte riiulist raamatuid järjest. Ma tegin pilte, et siin on nüüd häid näiteid ja natukene vähem häid näiteid ja üldse mitte häid näiteid. Aga nende näidete jooksul ma räägin siis nii-öelda lehekülje vormistusest, veeristest. Veeris on teatavasti see tühi ruum ümber teksti, mis nii-öelda siis tekitab distantsi teksti ja muu maailma vahel. Ma räägin elementide paigutusest. Raamatus on elemente palju tavaliselt, lasteraamatus on see elementide hulk suhteliselt kasin, et me räägime reaalselt siiski paarist kirjastiilist, me räägime pealkirjast, me räägime sisutekstist, me räägime mingisugustest väljatõstetest, loomulikult me räägime piltidest, siis me räägime sellistest justkui
vähem olulisematest asjadest, kui me vaatame lihtsalt nagu mahu poolt, et sisukord, sisukord on tavaliselt ühel äärmisel juhul 2 lehel lasteraamatul, see on ka vajalik ja ma ei räägi raamatu kaantest, sest et raamatu kaaned üldiselt on valdavalt paremini vormistatud kui raamatute sisu. Ja olles käinud ka rahvusvahelistel konkurssidel vaatamas nii-öelda seda üldvormistust, siis ma võin öelda, et tegelikult Eesti raamatute kaanekujundus on elavam ja võib-olla ka mitmekesisem, kui ta on maailmas keskmisena. Ja siis ma räägin ka reapikkusest ja poolitusest. Nad on omavahel seotud. Ja et kui me räägime uuesti veeristest, siis inimesed kipuvad mõtlema justkui nagu ühel hetkel teises süsteemis, et raamatu lehekülg ei ole erinev sellest, kuidas sa tõstad toitu taldrikule. Ehk siis see serveering peab olema isuäratav, et ta tekitaks siis sööjas kõigepealt visuaalse elamuse ja soovi seda toitu süüa. Ja samamoodi on nüüd siis lehekülje servadega, ehk siis see tekst ei pea ulatuma servast servani. Ehk siis raamatu ümber on muu maailm, et raamat ei ole kuskil vaakumis, et kohe, kui lõpeb siis nii-öelda raamatu lehekülg ära, siis seal pole mitte midagi. Seal on kirju maailm ja seetõttu on tarvis siis tekitada nii-öelda distants teksti ja lehe serva vahel. Ja see distants nüüd loomulikult sõltub paljudest asjadest ja üks huvitav termin, mida ma olen kuulnud, on pöidlaruum, et siis et peaks olema vähemalt servades nii palju ruumi, et sa saad sinna panna oma pöidlad peale, et siis hoida reaalselt raamatut lahti. Ja kui me nüüd mõõta näiteks visuaalselt ära see lehekülg või need paaris leheküljed, siis me saame sellise lihtsustatud skeemi, et on meil siis ruum nii-öelda 2, ma loodan, et see pole saladus, et raamatul on 2 lehekülge kõrvuti. Et erinevalt nüüd telefonist või siis tahvelarvutist on raamat üldiselt endiselt veel avatav ja siis on seal kõrvuti leheküljed ja on nüüd üks selline nimetame traditsiooniks, mis on tegelikult juba renessanssajast pärit, et siis kuidagimoodi mõõdetakse neid valgeid puhverruume, veeriseid ja et see on siis hästi vormistatud lehekülg, et kus on siis keskel on kõige vähem ruumi, üleval on natukene rohkem ruumi, külgede peal on veel rohkem ruumi ja siis all on siis veel rohkem ruumi, sellepärast et kui te kas või vaatate pilte seina peal, siis üldtuntud vormistuse tava on see, et asju tõstetakse keskjoonest natukene kõrgemale, et siis pilti kukuks nii-öelda formaadist allapoole välja. Ja lisaks nii-öelda selle pildikastile, tekstikastile on üks põhielement lehekülje number. Ja lehekülje numbrid siis joondatakse ka kuskile poole. Et sellel näitel on nad joondatud keskele. Nüüd
siin on üks järgmine näide, kus on lehekülje numbrid servades, mis on iseenesest ka täiesti arvestatav skeem. Ja pärastpoole tuleb juttu ka nii-öelda tühjast ruumist või õhust, ehk siis tuleb anda nii-öelda tekstile õhku ja tuleb anda lugejale võimalus nii-öelda sellesse maailma siseneda. Ja seetõttu on selline üldtuntud tava, et lisaks sellele, et pealkiri on suurema kirjaga, siis pealkiri kuidagi tõstetakse omakorda välja just nimelt selle ruumiga, mis tema ümber antakse. Et siin on siis üks selline võte, kus on sisuliselt see tekst hakkab pihta, see väikses kirjas sisutekst hakkab pihta siis isegi natuke madalamalt kui pool lehekülge, et siis üle poole leheküljest on jäetud ruumi pealkirjale. Nüüd, mis siin võib-olla kõige parem ei ole, on see, et kas see lehekülje number nüüd tingimata peab olema selle teksti massi suhtes nihkes, et hea tava või levinud tava see üldiselt ei ole. Et siit on veel ülekujunduseni maa minna, aga ta juba ootab. Ja nüüd siis omakorda see veeriste teema, et siis need võrdsed veerised, ehk siis kui me räägime paremast ja vasakust küljest, on reeglina õigustatud siis, kui tegemist on liimköitega. Ehk siis kui raamatu selg seisab koos, siis seda on raskem avada ja ta tuleb siis keskelt niimoodi kaarega, mis tähendab seda, et nii ehk naa siis see tekstiserv, mis ei ole nüüd, või mis on tähendab selle selja lähedal, on nagunii juba lugeja suhtes nurgaga, väikse nurgaga. Et küsimus on selles, kui suur see nurk on ja kui me läheme selle tekstiga nüüd väga selle keskele kokku, siis see reaalselt hakkab tähekujusi moonutama. Aga oluline on siiski see, et kui me räägime järgnevast lugemisest, ehk siis me loeme sõna haaval, lause haaval, me üritame ja lapsed üritavad siis lasteraamatutes lugeda teksti lõpuni, siis on oluline mõelda selle koha pealt, et mis kuulub mille juurde. Et siis tegelikult see tekst kuulub kokku. Sa ei pea neid tekstikaste serveerima kuidagi eraldi lehtede peal, vaid pigem nad võiksid olla üksteisele natukene lähemal. Nüüd, siin on gradatsioon kokkuvõttes sellel pildireal siis nii-öelda nagu suurema või laiemate veeristega küljendusest või vormistusest tihedama ja servani ulatuvama vormistuse poole. Ehk siis siin konkreetselt on tegemist juba sellist tüüpi skeemiga, kus on siis üles alla külgedele jäetud võrdselt ruumi ja lehekülje number on kuidagi arusaamatult nügitud formaadi alla serva ja ta ei suhestu mitte mingit moodi nüüd selle tekstikasti endaga. Et üldiselt on siin kaks töötavat loogikat. Üks loogika on see, et kui me hakkame elemente paigutama keskele, ehk siis näiteks kui meil on pealkirjad tsentreeritud, siis lehekülje number võiks olla ka tsentreeritud. Et me hoiame mingit ühte süsteemi, sest et eriti väike lugeja on konservatiivne, et talle meeldib ikkagi mingisugune kord. Ja kui me paigutame lehekülje numbrid servadesse, siis see eeldab seda, et pealkirjad võiksid olla samamoodi siis joondatud mitte keskele, vaid külje peale. Ja nüüd siis on üks selline raamat veel,
kus on seda teksti suhteliselt servast servani ja selle, kui see taandada nüüd siis sellise kujundusskeemi peale, siis see asi näeb välja umbes selline, et on selline suhteliselt suur tekstikast ja siis on tegemist ülemõtlemisega või selle sugulasega, et kui see tekstikast on selline tuim ja võib-olla isegi nagu vastumeelne lugemise suhtes, siis lehekülje number ei tee seda lehekülge põnevamaks. Et seda ei maksa arvata, et kui me teeme kuskil nüüd nurga peal mingit nalja, et siis see nali kandub üle kuskile sinna, kus on õudus. Ei ole niimoodi. Nüüd on põnev teema on see, et kui pikk on hea rida. Ja hea rea pikkus, seda on loetud kokku, seda on arvestatud ja on üks selline rusikareeglina sarnane asi, mis seisneb selles, et 1:2. Et kui meil on näiteks reas 66 tähte, siis meil on umbes 33 rida. Et mis tähendab seda, et lehekülje peal on natukene alla 2000 tähemärgi. Nüüd 2000 tähemärki lasteraamatu kohta on väga palju. Et see on mõeldud nüüd täiskasvanud lugejat ja 2000 tähemärki on aeglase lugemise korral painaja. Et siis tundub, et see lehekülg ei saagi otsa. Et mis mõttes, ma loen seda juba pool tundi, see ikkagi kestab veel, see õudus siin. Et seetõttu on tarvis arvestada palju siis teksti panna lehekülje peale. Nüüd ma lihtsalt huvi pärast lugesin kokku, palju siin on tähti siis lehekülje peale. Et peale vaadates tundub palju, kui palju on palju. Ja selgus, et siin on umbes 90 märki rea peale, kui lugeda sisse ka kirjavahemärgud ja tühikud. Ja kui me võtame selle optimaalse, mis on kuskil 60-70 vahel, siis siin on tegelikult need sinised jooned, et mille vahele see iseenesest nagu võiks jääda, see rea pikkus. Ja enne ma mainisin ära veel sellist asja, nagu on poolitus. Ja omakorda see kõik sõltub ka teksti sisust. Et siis ühest küljest, kui palju on tekstis näiteks otsest kõnet. Et kui on tekstis palju dialooge lühilausetega, siis see tähendab seda, et suur osa teksti ei ulatugi servast servani, vaid ongi mingisugused jupikesed, üks küsib, teine vastab ja siis teine tuleb järeldusele. Ja sellisel juhul on siis tarvis alati seda teksti kõigepealt proovida, et mida saab tekstis teha, et see on see on nagu toidu tegemine, nagu ma enne näitasin, et lihakantsakas on siin, mida sellest annab teha. Ja üldiselt küljendamise puhul ka siis on tavaliselt tehakse see esimene test, et vaadatakse ära, kuidas tekst hakkab jooksma. Ja seoses sellega siis tuleb võtta vastu otsuseid, et kas me hakkame poolitama, kas me poolitame käsitsi, kas me kasutame automaatpoolitust, mis on eesti keeles hea, ja kui palju me seda automaatpoolitust piirame. Ja siin on siis
siin ma lugesin kokku, et see on tehtud nii-öelda raamat laisale lugejale või tähendab, et selline, kuidas ma ütlen siis, et tuulepeast poisinolk, kes ei taha lugeda, aga et siis saavutus on tema jaoks oluline, et siis ta võiks ka öelda, et ta luges raamatu läbi. Ja siin on siis leheküljel, lugesin kokku jälle, et on 40 märki, 18 rida ja seesama 1-2 skeem on samamoodi siin täiesti olemas. Ja nüüd see 40 märki, kui me seda eelmist skeemi vaatame, siis on kaugel eespool kui see nii-öelda see turvaline tsoon. Ja 40 tähemärki on selles rajoonis on suurusjärgus näiteks telelehe tekstiveerg, mida on suhteliselt vastik nagu jooksutada, kes on teinud seda asja. Et ta paigutab halvasti, ta jätab suuri auke sõnade vahele ja peab tegema siukseid raskeid otsuseid. Aga kui on lühikeste lausetega tekst, siis see on võimalik. Ja teinekord on täiesti maagiline selline ühe tähemärgi piir, kus ühel hetkel lihtsalt tekst hakkab hästi paigutuma. Ja see sõltub puhtalt nüüd sellest teksti ülesehitusest, sõnade pikkusest. Et näiteks hiljuti ma tegelesin Eesti rahva ennemuistite juttudega, seal on palju pikki sõnu, palju liitsõnu ja ongi niimoodi, et rida ei saa seetõttu väga lühikeseks lükata. Ehk siis kokkuvõttes taldrikut ei maksa servani täis panna, sellepärast, et taldriku kõrval on muu maailm ja tuleb jätta mingisugune puhvertsoon nii-öelda selle teksti ja selle muu maailma vahele. Nüüd tüpograafia. Tüpograafia puhul on rida termineid, et siis kui mõelda nüüd või kes on lugenud neid 25 kauneima raamatu konkursi kas siis kokkuvõtteid või brošüürikest, siis seal on see kirjeldus läinud paremaks aja jooksul, aga siis kunagi ammu tekkis küsimus nii-öelda rahva hulgast, et mis asi see tüpograafia on, et mis loom see niisugune on. Et räägitakse kas hea tüpograafia, halb tüpograafia, aga millest me nagu räägime siis. Ja me räägime loetavusest, me räägime selgusest või tähemärkide eristuvusest, siis me räägime kirjastiilidest, me räägime suurustest ja suuruste all me mõistame nii kirja enda suurust, proportsioone kirjatähe sees kui ka igasuguseid distantse sõnade vahel, ridade vahel ja nagu enne räägitud, siis distantsi tekstiplokist lehe servani. Ja siis me räägime ka fondi kvaliteedist, mis tuleb välja ootamatult. Ja ootamatult tuleb ta välja seetõttu, et mitte kõik fondid ei ole arvutis olemas. Et osasi fonte tuleb kuskilt mujalt ka hankida. Ja see hankimine saab olla kas maksustatud või tasuta tõmbamine. Nüüd, ja eriti kui kasutada neid selliseid tasuta auke nii-öelda internetis, siis see ebakvaliteetne toode hiilib vaikselt sul kujundusse ja hakkab see märkamatult laamendama. Nüüd, et mis šriftidest me tegelikult räägime? Me räägime kõigest, et siis nii palju, kui maailmas on fonte tehtud, nad ühel või teisel moel ikkagi hiilivad ühel hetkel kuskile kujundusse, sest et
Tähedisainer ei ela vaakumis, ta teeb seda ikkagi eesmärgiga, et keegi seda kasutaks. Ja raudselt keegi leiab üles ka kõige need koledamad fondid ja kasutab need kuskil. Ja siis, ja miks ta seda teeb, sellel on põhjuseid palju. Nüüd, ma igaks juhuks panin selle slaidi siia sisse ka, et siis veel kord rääkida üle, et mismoodi toimub lugemisprotsess. Et samamoodi, nagu me nägime siin eelmises ettekandes seda näidet, et kui me vahetame sõnade sees tähti ringi, siis tegelikult see mõiste jõuab meile kohale. Ehk siis see on see, kuhu jõuab kunagi välja täiskasvanud lugeja. Ehk siis ei ole niimoodi, et inimsilmad käivad nagu skänner, niimoodi ja siis tuvastavad tähti, vaid seda on mõõdetud ja inimpilk hüppab ühest kohast teisele ja nüüd see fikseerimispunktide kaugus on seotud ühest küljest kogemusega ja teisest küljest lühimälu suurusega. Et siis kui palju tähemärke korraga sellisele inimkõva kättele mahub, mille hulgas siis toimub see analüüs, et mida ma siis nägin. Ja siit omakorda tuleb välja üks oluline asi, et miks on tarvis reavahet. Reavahet on tarvis selle jaoks, et siis tekitada nii-öelda see reaalne ahel, kus siis toimub see pilgu hüppamine, et siis pilk leiaks nii-öelda järgmise pidepunkti. Ja mis on eriti oluline, mitte oluline pole see, et kui toimub arusaamises viga, et siis pilk hüppab tagasi, vaid väga oluline on see, et kuidas on joondatud ära nüüd need tekstibloki servad. Et siis mis juhtub pika rea puhul, juhtub see asi, et kui on pikk rida ja väike rea vahe, siis pilk ei leia üles järgmist rida ja tekib viga lugemisel. Oot, et kas ma saan õigesti aru, et mida nüüd loen, et kas ma leidsin õige rea üles ja viga on inimesel või lugejal valus tunnistada. Et kui hakkavad vead tekkima, siis ühel hetkel otsustab inimene, et see on halb raamat. Ja pannakse raamat ära. Nüüd siis on eksistentsiaalne probleem suurtäht versus väiketäht. Ma siin kirjutasin osadele kirjadele või kirjatüüpidele nimed juurde, et pärast ei peaks küsima, mis font see on. Ja suur versus väike, et peab omama lihtsalt elementaarset analüüsi oskust. See on üks ja sama tekst. Suured tähed, väiksed tähed. Ja et ühel juhul siis sa vaatad nagu tellisseina nagu vang kongiseks. Et lihtsalt on ühed kastikesed, mille vahel on mingisugused vahed. Ja nüüd väiketähtedel teksti puhul tekivad nii-öelda need sõnasiluetid. Ehk siis, kui sa näed sama sõna mitu korda järjest, siis põhimõtteliselt selle silueti kuju järgi hakkab tekkima ka juba mingisugune tuvastamisviis. Nüüd siin on nüüd lisaks sellele, et on suurtähtedes tekst, on ta joondatud keskele, mis on selle poolest halb variant, et järgmist rida on paha üles leida, et ei ole süsteemi. Süsteem on küll, süsteem on keskele joondamine, aga lugeja jaoks ei ole süsteemi. Ja lisaks sellele on tähevorm keerulisepoolne, kui me just arvestame lugeja spetsiifikaga, et
tegemist on pigem väikse lugejaga. Siis on nii-öelda need konksud ja mittekonksud, ehk siis seriifid ja groteskkirjad või sans-seriifid. Et mis on parem? Seda on raske öelda, sellepärast, et nagu igat asja, nii on lugemisega ka, et lugeja loeb kõige paremini seda, mida ta on harjunud lugema. Ja kuigi nüüd need seriifkirjad on raamatutes olnud alates 15. sajandi teisest poolest, kui lugemisoskus oli ka nüüd lihtrahva seas nii ja naa, pigem mitte eriti, siis need seriifideta kirjad on 200 aastat vanad ja nooremad. Aga nüüd see on nüüd tore selline ajalooline põhjendus, aga reaalselt kui me lähme mobiilsete seadmete peale või ekraanide peale, siis lõviosa on seal ikkagi seriifideta kirju väga lihtsal põhjusel, et ekraanidel, kus on informatsioon pikslites, nad näevad paremad välja ja neid saab rohkem panna ritta. Seriifkirja puhul on teine eelis, on see, et need nii-öelda jalused või seriifid, mis seal küljes on, nad justkui seovad sõnu paremini ära, aga on selgitatud välja, et see avaldab mõju või see efekti alates lehekülgede arvust 150 ülespoole. Et siis väiksemate tekstide puhul otsest vahet ei ole. Aga nüüd loetavuse teemast veel, et siis siin on teksti ülemine pool ja alumine pool. Et siis teksti ülemises pooles on iseenesest rohkem informatsiooni, sest et tähtedel on ülapikendeid rohkem kui alapikendeid. Ja nüüd, mis räägib iseenesest seriifide kasuks jällegi, on see, et kui me töötame sellises madalas teksti tuvastus on halbades tingimustes, siis iseenesest seriifidega kiri sisaldab rohkem visuaalset informatsiooni, mis teisest küljest jälle ajab ühel hetkel väikest lugejat segadusse. Nüüd selline põnev asi. Minu kalligraafia õpetaja Heino Kivihall on teinud statistikat ja ta ütles, et kalligraafia näitusel on see umbes siukene protsent või 1,5% inimesi, kes loeb kõik tekstid läbi. Et siis ja kogenud lugeja teab, et selline krussis hala terve lehekülje peal, selle võib jätta vahele, sest et sisulist väärtust temal ei ole, ta annab mingit emotsiooni. Et kui kellelgi on plaan, et inimene tahaks või inimene loeks seda poeesiat seal vahel, siis sihukest asja ei tohi teha. Et seda lihtsalt ei loetata. Nüüd, mis puudutab selgust, siis ja jälle suur ja väike tähti, siis see on nüüd juba 2500 aastat vana mudel, see on tegelikult Rooma kapiteelkirjas skelett, et ja siit tuleb välja, et 2500 aastat on roomlastel olnud kindlad proportsioonid, et osad tähti on laiemad, osad tähti on kitsamad, aga nii või teisiti on olemas mingisugune loogiline struktuur tähtedel, mis on ilmselge, et A on võimalik joonistada nii-öelda 3 joonega, M on ju võimalik joonistada 4 joonega ja nii edasi.
Ja nüüd, kui me taandame selle loogilise struktuuri nüüd sellise väljanägemise peale, siis algajal, lugejal või sellisel õppival lapsel tekib konkreetne veateade ajus, et kas see vorm on sama, mida ma tean, et see on, et A on 3 pulka, aga mis asi siin on? Et kas see on sama täht? Ja sellistel põhjustel, see on üks põhjuseid, miks me räägime järjest rohkem düsleksiast, et lihtsalt inimene ei vii asju kokku. Ma tahan asju kokku viia, ma ei vii asju kokku. Või see asi, mis asi see on? Et ma võin analüüsida, et kus see kiri tekkinud on, aga selle koht ei ole lasteraamatus, sest et ühest küljest see selline grafiitimaailma kuuluv, niisugune ekspressiivne, niisugune mänguline, halvasti loetav kirjapilt. Ja teiseks ta läheb kaugele sellest klassikalisest tähevormist. Siis see on nüüd üks asi on see I-täht, et kas on I või T, et ta võib olla mõlemat, eks. Et see vastus tuleb välja tegelikult teisest reast, et me räägime tegelikult vaikusest, tõepoolest. Aga see Comic Sansi sugulane, mis siin on pealkirjas, siis see on üks enam levinud vale arusaami, et see on lastepärane. Tähendab, see pole mitte lastepärane, vaid see on laste mõnitamine. Selles suhtes, et kui laps ei oska hästi kirjutada, see ei tähenda, et talle tuleb õpetada samasuguseid õudusi, nagu ta kritseldab vasaku või teab mis varbaga. Et tuleb näidata neid korrektseid vorme, küll ta hakkab ilusasti kirjutama. Aga see, et laskuda nüüd tema võimetuse tasemele ja hakata sellist asja serveerima nagu wow, kus on lastepärane asi, siis see peaks olema karistatav, ma ei tea, mingisuguse instantsi poolt. Nüüd see eristuvuse teema, et üks asi on nüüd see seriifimajandus, et seriife on nii-öelda jõulisemaid ja dekoratiivsemaid ja diskreetsemaid. Ehk siis siin on nüüd Joanna, mis on üks Edward Johnstoni inglise eelmise sajandi alguse tipptüpograafi üks kirjastiile ja hiljem tehtud tema siis ilma seriifideta sugulane. Ja siis on nüüd Caslon, mis on barokkajastu kirjastiil, et siin on niisugune A otsas on lisaks tilgamajandus, mis on barokil iseloomulik. Ja siis on Futura, mis on geomeetriline, et nii-öelda see ühekordne A, üks paun kriips juures, et me räägime tegelikult kahest erinevast mudelist, et me räägime siis nii-öelda sellest kahekordsest A-st, sellest vanakooli klassikalisest trükitähest ja siis me räägime sellest modernsest, sellest lihtsamast A-tähest. Et kumb see parem on. Ja kumb see parem on niisugune tunde küsimus, aga selge on see, et kohe, kui me räägime ülapikenditest selles samas kontekstis, siis sõltub ülapikendi pikkusest, et kui palju see lihtne A hakkab eristuma D-tähest ja kui palju ta eristub tegelikult O-tähest. Et siis see erisus O-tähest on äärmiselt väike. Et sisuliselt kaks kriipsukest, mis ulatuvad üles ja alla, et kui me räägime puhtalt eristuvuse teemast, siis tegelikult see on parem. Ja nüüd on siis see G-maailm, et on see nii-öelda see kahekordne G ja siis on see ühe paunaga G, kus see tõde ei ole nagu nii selge, et
see parempoolne G eristub muudest tähtedest ka piisavalt palju, et siis ei saa öelda, et ta oleks halvem kui nüüd siis see keeruline. Aga sellise nagu õppimise seisukohalt selle keerulise märgi õpib lugeja ära ka, et siin pole midagi hirmsat. Nüüd on selline mõiste nagu tähevormide avatus. Ehk siis me räägime sellistest tähtedest, nagu on A, C, E, G, S ja nende nii-öelda need kaarjad lõpetused, et kui me räägime nagu E-tähest, et kui lahti või kinni see suu on, et kui kramplikult ta sellest siseruumist kinni hoiab ja loetavuse seisukohalt on avatum kirjapilt on lugemise mõttes parem, sest et need tähed just nimelt eristuvad üksteisest natukene paremini. Siis on tähekeha kõrgus. Et siin on, mis puudutab õppekirjandust, siis õppekirjanduses on olemas ettekirjutused Haridusministeeriumilt, et kui suur peab olema mingisugune kirjatäht, mitu punkti ja see punkti suurus tegelikult ei anna lõplikku tõde, sest et tähekeha kõrgus on siis lihtsas keeles väike tähe ja siis ülapikendi suuruste vahekord. Et väike täht saab olla ülapikendi suhtes suurem ja madalam. Ja kokkuvõttes, et siin on nüüd sama punkti suurusega sama tekst erinevates kirjastiilides, Helvetica, mis on siis modernne 60-ndatest pärit kirjatüüp ja Garamond, mis on renessansaja šrift ja nad näevad nii erinevad välja, ehk siis sa ei saa puhtalt mõõta punkti suuruse järgi, sa pead vaatama visuaalselt ja võrdlema mingi teise asjaga. Nüüd reavahe on selles mõttes lihtne, et mida pikem on rida, seda suurem peaks olema reavahe. Nüüd ja nutikas on alati enda peal proovida, et siis ja vaadata, et kas äkki sõredam rida või tähendab, et suurema vahega read oleks äkki parem ja nutikas on teha lihtsalt mingid testid ja võrrelda. Nüüd selge on see, et selline tekst on liiga tihe. Kuigi need tähevormid on avatud, siis seda teksti lihtsalt on halb lugeda. Ja lisaks sellele, mida on siin natukene uuritud, et kui me vaatame seda kirja, siis ta on küllaltki niisugune kitsakene. Et siis ühest küljest kitsam tekst mahub lehekülje peale, teda mahub rohkem. Ta ei ole paremini loetav ja siit omakorda on üks teema, et eriti väikestel lugejatel on teatav sümpaatia selliste ümarvormide vastu. Et kui O ja E ei ole mitte liiga siuksed staadioniringid, vaid ikkagi rohkem ümarakesed, siis mingisugune sisemine rõõm on kergem tekkima. Nüüd lugemiskiirus on see, et ma ei tea, kus Monotype selle info võttis, aga ilmselge, et
kõigepealt, et paremat kontrasti kui must ja valge pole võimalik saavutada. Nüüd raamatu lehekülje peal, siis ja must tekst valgel taustal on oluliselt kiiremini loetav kui valge tekst mustal taustal. Ja kõige halvem on lugeda kontuuriga teksti. Kui siia panna taha vari, siis teeb asja veel hullemaks. Et ei maksa arvata, et tundub justkui, et ma näen mingisugust vormi, et kõik on nagu korras. Aga nüüd lugemise koha pealt on häiritud see tähevorm ise, et siis inimene hakkab nägema vale asja ja seetõttu igasugused kontuuritud ja varjutatud asjad on halb tava. Nüüd rääkides veel kord sellest lapsest kui konservatiivsest lugejast, siis on oluline ka süsteem, et iseenesest tundub, et justkui midagi väga halvasti ei ole siin. Et las olla siis suurtähtedest tekst, piisavalt suured vahed, aga viga on selles, et me muudame süsteemi. Et me muudame süsteemi positiivist või negatiivist positiiviks. Et siis lugeja peab lugema erinevaid asju. Et siis öeldakse seda, et kui sa tahad, et inimene loeks järjest, siis muuda ühte reeglit korraga. Ja siin on muudetud korraga nüüd 2 reeglit. Et me muudame teksti suurust ja me muudame siis negatiivist positiivi selle teksti. Nüüd on siis üks negatiivse teksti tore näide, millest ma räägin järgnevalt. Ehk siis teksti liigendus. See, et sulle meeldib, ei ole argument. Kunstikoolis hindamisel käies on tüüpiline lause, mida inimesed ütlevad, kui nad midagi öelda ei ole. Aga ma jään tööga väga rahule. Siis sinu tööga jääb rahule lugeja, mitte sina ise. Ja võt see on see õnnetus kogu selle asja juures. Et peab olema nii palju empaatiavõimet, et aru saada, mis toimub siis nii-öelda kuskil eemal, teisel pool. Nüüd ja kui nüüd me analüüsime seda sama asja nüüd skeemina, siis kui see skeem näeb niimoodi välja ja selle asja mõte on see, et see tekst on järjest loetav, siis ei maksa arvestada, et see sebra töötab selle missiooni kasuks. Siis selline tore lasteraamat. Nüüd kirjul taustal tekst, aga kui me vaatame, mis see teksti kuju on, siis jällegi ei ole üldse mitte kindel, et seda mööbi on kuidagi moodi lihtne haarata kui tekstimassiivi. Nüüd omaette teema on siis need laiad raamatud. Ehk siis siin on olnud traagika, see traagika on selles, et see raamat räägib filmist. Ja tänapäeval filmiformaat on venitatud küllaltki laiaks ja siin on olnud siis ma ei ütle, et see on geniaalne, aga see on ainuvõimalik otsus, et tekst ei jookse kogu laiuses. Tänu sellele pildiformaat dikteerib lehekülje, aga 2 veerus tekst ei ole nüüd lasteraamatu mõttes väga hea lahendus, aga antud situatsioonis on ta vähemalt mõistlik otsus. Siis puus on kunsti ja leheküljes on kunsti. Ehk siis need ära peidetud teksti on raske üles leida. Et saab esitada lihtsamalt, et saab jätta teksti jaoks ruumi ja
midagi ei kannata justkui. Nüüd see on jällegi see ülekujundus, et paine, et kust ma leian selle põneva asja, mille peal ennast välja elada kujundajana. Ja siis tuleb nüüd mingisugune salmikene jees, et nägin neid kihvte fonte praegu just kuskil saidi peal, paneme nendega. Ja siis juhtubki see, et jäetakse lugemata, sest et nii-öelda see enamus täiskasvanud ei kirjuta ka nii ilusasti. Ja nüüd laps kaugel sellest ja nüüd seda tuuakse siis lasteraamatusse. Versus siis see, et ei pea üle mõtlema, et saab neid salmikesi esitada ka lihtsas vormingus ja mis on tulemus? Tulemus on see, et enne imet suurem protsent loeb läbi. Nüüd siis on järgmine põnev teema on tegelikult see kokku ja lahku. Ehk siis kui me räägime sellest, et asi peaks olema järjest loetav, siis ei maksa arvata, et inimene ei taju selliseid ebaühtlasi vahesid. Et meil on, arvutus on väga lihtne, et saab määrata ära, mis on teksti reavahe, mis on lõiguvahe. Ja siis see digitaalne maailm on justkui nagu argumendiks, et nii saab ka, aga see süsteem ongi selline. Aga juhtub see, et tekivad ebaühtlased vahed ja konservatiivist lugejale tekitab see meelehärmi. Lisaks sellele, et tegelikult pärast pealkirja, vala pealkirja ei jäeta taandrida, mida siin on jällegi tehtud, nagu ka siin. Ja siis ütleme sellised asjad nagu üksik silp või tähendab ühesilbiline sõna üksiku rea peal, et sellest on võimalik jagu saada. Olgu sulle meeldib poolitamine, aga sind teed erandi ja kurvast tada poolitad ära ja kaob see silp seal ära, rääkimata sellest, et on võimalik ühel hetkel ka autoriga rääkida, et ole inimene, võta üks sõna siit ära. Et on tehtud küll niimoodi. Nüüd jällegi, eks ole, visuaalselt ilus, aga lugemise mõttes mitte nii ilus. Ehk siis tekst on reaalselt topitud sinna, kuhu ta saab panna. Ehk siis selline tüüpiline justkui protsenditehe, et paneme teksti ühte tulpa jooksma, vaatame umbes, mitu protsenti ta siis nagu paaris leheküljest on ja siis, et umbes nii palju täidamegi selle paaris lehekülje pildiga ja siis sokutame selle teksti sinna kuskile servadesse. Et mõtteviisina okei, nagu praktilise mõtteviisina, aga jällegi lugeja seisukohalt halb, kordnik tuleb. Ja siin on siis nüüd see teema, et nii-öelda see teksti jooksutamine ümber piltide, et saab teha küll niimoodi, jah, ja selle jaoks on olemas programmides töövahendid, mis on siis tekstikasti ebakorrapärane kuju, ütleme niimoodi eesti keeles. Aga mida ei tohi teha? Ei tohi teha seda, et seda pilti saaks peegeldada ka. Et siis halb on just nimelt see, et rida hakkab, iga järgmine rida on treppis, et read ei hakka pihta ühe koha pealt. Et sa lõhud ära selle süsteemi, mida sa tegelikult oled siin leheküljede vältel kultiveerinud. Et rida hakkab, eks ole,
sama koha pealt, lugeja leiab rea ülesse. Aga siin millegipärast sunnitakse iga kord nagu taanduma pildi pealt. Siis ma lähen siit praegu üle. Ilus lehekülje paar, suur pilt, väike pilt, teksti ümber õhku, tekib täiesti selline suhtlus tekstielementide vahel. Sama lugu siin. Ja nüüd siis viimane teema on see kokkukuuluvus, et asjad, mis peaksid olema järjest haaratavad, järjest loetavad, siis peaks neid ikkagi ka järjest esitama. Ehk siis üks asi on nüüd see, et taandrida kui lõikude eraldamise viis. Lõikude eraldamise viis on paar tükki ja nendest tuntumad on taandrida ja tühirida. Ja see, et sa kasutad mõlemat, ei ole hea toon. Et siis kas üks või teine, aga mitte see, et sul on tühirida ja siis sul on taandrida. Ja siis lisaks sellele, et vasakule joondus, keskele joondus ja sellest tähevormidest ma rääkisin. Nüüd, et tegemist on lasteraamatuga, et ühest küljest esitäht võimalus teha vigurit, aga mis siin kirjas on, eks? Et kõigepealt seda J-tähte on ka raske välja lugeda, aga et siis ätnud päkapikud, äkki nad olid äkapikud isegi siis. Siis ja see on omaette teema, millest võiks pikalt rääkida, et siis kui kujundus tundub justkui imelik või halb, siis selline ornament leheservas juhib küll tähelepanu korraks kõrvale ja justkui petab ära, aga kui sa lugema hakkad, siis sa nagu tajud seda pettust. Ja siis on üks põnev teema, mis oli enne jutuks nende tasuta või odavate või imekohast saadud fontidega. Et siis see, et fondis on tähevahed kuidagi kummalised, see ei ole vabandus. Et mis asi see on, eks? Et see võib olla kellegi koolitöö, mille ta liputas kuskil üles, et ma tegin kursuse vältel fonti. Aga see ei ole vabandus, et tee ahtis, et sa õpetad siis reaalselt mingisugust sellist asja või ristiämblik, eks. Et eemalt vaatad nagu pole nii jube, aga kui suureks tõmbad, siis pane mõtlema korraks. Et kas see on see maailm, mida me tahame enda ümber? Või see, eks. Ja siis suhteliselt lõpuks veel see, et see kõik on nüüd ikkagi selline halva planeerimise tulemus. Et tõepoolest saab jooksutada teksti ümber piltida ka ja kui pilt ulatub, siis teatud põhjusel üle 2 lehekülje ebameeldivalt ja on tarvis selle teksti kõrvale laduda, siis tuleb teha mingeid otsuseid. Et siis üks otsus oleks see, et erandina teeme siit lõpus selle rea lahti, nii-öelda toome selle teksti ette kinni, et siis sõnavahe ei oleks suurem kui reavahe, et inimene hakkab lugema kokku valesi asju. Või selline asi. Kõik minu poolt.